Tere sõbrad, kätte on jõudnud 3. august ning taas on Corneril aeg teieni tuua viimase päeva kõige värskemad ja põnevamad jalkauudised. Lionel Messi tegi taas Ameerikas seda, mida ta eelnevates mängudes teinud on, ning Eesti hetkene suurim väravakütt leidis endale keset hooaega uue klubi. Sättige ennast mõnusalt sisse ning teeme uudistega kohe otsa lahti. Valitsev Fäärisaarte meister Klaksvik alistas jalgpalli meistrite liiga teises eelringis penaltiseeria järel valitseva Rootsi meistri Häkkeni ja kindlustas koha eurosarja alagrupi turniiril. Meistrite liiga 3. eelringi jõudmine kindlustas Klaksvikile koha konverentsiliiga alagrupi turniiril, sest isegi kui meistrite liiga 3. eelringis tunnistatakse Norra klubi Molde paremust, siis saadakse uus võimalus Euroopa liiga play-offis. Varasemalt pole ükski Fäärisaarte klubi eurosarjas alagrupi faasini jõudnud. Eesti jalgpallikoondise väravaht Carl Jakob Hein jälgis pingilt, kuidas Arsenal alistas hooaja eelsel Emirates Cupil penaltiseerias Monaco. Arsenali peatreener Mikel Arteta tegi teisel poolajal keskpaigas 7 vahetust korraga, kuid Carl Jakob Hein mänguaega kahjuks ei teeninud. Lõppenud jalgpallihooajal kõik tähtsamad tiitlid võitnud Manchester City jätkab võistkonna tugevdamist. Inglismaa tippklubi on löömas käsi Horvaatia koondislase Josko Guardioliga. Tema õiguste eest tuleb RB Leipzigile välja käia 90 miljonit eurot. Ühtlasi oleks tegemist vuti ajaloo kõige kallima tehinguga kaitsemängijate osakonnas. Ilmselt pole see küll suur üllatus, kuid Lionel Messi on Inter Miami eest taas skoori teinud. MM-i võitja näib elu Ameerikas armastavat ning ta skoorib väravaid uue meeskonna eest justkui lihtsalt oma lõbuks. Mehel kulus vaid 6,5 minutit, et oma 3. kohtumises klubi eest taas väravavõrk leida ning kohtumise hilisemas faasis lisas ta ka oma teise värava, aidates sellega Inter Miami ühtlasi 3-1 võiduni Orlando üle. Leedu jalgpallimeister Kaunase Žalgiris andis meistrite liiga teises eelringis tüklaste Galatasarayle tasavägise lahingu, kuid langes siiski 2 mängu kokkuvõttes konkurentsist. Avamängus 23-kordselt Türgi meistrilt 2-2 viigi välja võidenud Žalgiris tunnistas korduskohtumises väljaku peremehe 1-0 paremust. Otsustava värava eest hoolitses kogenenud belglane Dries Mertens, kes 31. minutil kõmmutas nurgalöögist tulnud palli karistusala tagant edukate väravasse. Real Madrid lõpetas oma eelhooaja pettumust valmistava 1-3 kaotusega Juventuse vastu. Vinicius tegi küll pärast Toni Kroosi suurepärast söötu esimesel poolajal skoori, kuid meeskonna suutmatus selgeid võimalusi ära kasutada on tekitamas Carlo Ancelotile tungivat muret, kuna La Liga hooaeg on algamas juba kõigest 10 päeva pärast. Premium-liiga hooaja parim väravakütt Ernest Agiri lahkus Tallinna Levadiast. Agiri mängiõigused ostis endale Taani kõrgliiga meeskond Randers FC, kellega ründaja sõlmis 3,5 aasta pikkuse lepingu. Ülemineku summa on klubide kokkuleppel konfidentsiaalne, kuid Levadia teenib järgmisest müügitehingust edasimüügiprotsendi. 2003. aastal loodud Randers on äsja alanud hooajal 2 mängu järele 7. kohal. Ruben Neves väidab, et ta ei sõlminud Saudi Araabia klubi Al-Hilaliga lepingut ainult raha pärast. 26-aastane mees kordab sisuliselt Cristiano Ronaldo juttu, kes usub, et Saudi Araabia kõrgliigast saab peagi pärast luksusmängijate sissetoomist Euroopa üks parimaid tippliigasid. Me ei tulnud siia ainult raha pärast. Tulime tugevasse liigasse, mille eesmärk on kuuluda peatselt maailma parimate liigade sekka, tsiteeris Nevesit suure jälgijaskonnaga Al-Hilali fännikonto Twitteris. Aitäh meie tänast episoodi vaatamast ning loodame, et oled tagasi ka tulevasteks osadeks. Et ükski episood asjata vahele ei jääks, siis võid julgelt meie kontole subscribe panna ning muidugi oleksime ka tänulikud, kui kostitaksid antud episoodi like'iga ning jagaksid ka oma arvamust eelnevatel teemadel meiega kommentaariumis. Näeme peatselt taas!